Kui ma mõtlen vanusjärgijad, kes meil töötavad, siis tihtipeale vanemad kinnipeetavad, tegelikult neil on olemas see töötamise oskus. Et noored on võib-olla need, kes vajavad tööl käimise harjumust, et ma üldse käin tööl, esmaspäeval ärkan, hommikul lähen tööle ja käin esmaspäevast reedeni tööl. Nii nagu me käime väljaspool vanglat tööl, et võib-olla see, et me saame vanglas anda selle harjumuse neile tööl käima. Et vanemad kinnipeetavad, ma ei tea, tihtipeale neil on olemas need oskused, aga et miks nad väljaspool vanglat tööle ei lähe. Ei tea kõike. Eks seal ongi põhjuseid erinevaid. Okei, aga mis see nagu lõppeesmärk võiks olla? Et kui me vaatame tööturul, meil on nüüd 30% läheb tagasi tööturule, sealt mingi osa läheb siis mustalt ja siis mingi osa läheb töötukassale arvele, ilmselt pikaajaliseks töötuks. Vaatame töötukassa statistikat, tegelikult pikaajaliste töötute see nagu arv on päris selline kõrge ja need pikaajalised töötud nagu ei kipu tagasi tööturule. Aga et kuidas me saaksime nagu vangla nagu vaatest mõelda niipidi, et kuidas saaks rohkem neid aidata? Mis need sammud oleksid? Meil võiks olla veel rohkem tööandjaid, kuhu siis näiteks avavanglassegi, kes pakuvad siis nii-öelda tööd, et kinnipeetav vabanedes juba oleks leidnud endale selle töökoha ja ta jätkab seal tööl käimist. Et me pidevalt otsime juurde uusi tööandjaid, et meil on väga erinevatest sektoritest, kes avavanglas pakuvad tööd, pluss siis need, kes meilt teenust ostavad, et kinnipeetavad vanglas sees saaksid käia tööl. Aga ikkagi võiks neid olla veel rohkem, kui meil täna on. Kuidas see protsess välja näeb? Oletame, et ma olen tööandja, nüüd kuulan seda episoodi ja mõtlen, et okei, ma annan võimaluse. Et kas ma pean kuidagi kandideerima kuskile või ma lihtsalt tulen ja räägin asjad läbi? Kõige lihtsam on vanglaga ühendust võtta, et kontaktid on vanglateenistuse kodulehel olemas. Tegelikult on vist üks koduleht ka veel üleval, kus saaks avavangla. Kui sa mõtled seda tugiteenuse veebilehte, see sama kampaania, mida ma mainisin, et see veebileht on siiamaani üleval ja ma ikkagi, seal on sellest kampaaniast on siiamaani jäänud minu kontakt sinna. Oli seotud meie ühe siis eelmise projektiga, mida me ellu viisime kinnipeetavate siis toetamiseks kogukonnas. Ja ütleme aastas 2-3 korda tegelikult tööandjad jõuavad läbi selle veebilehe siis minuni põhimõtteliselt ja siis mina vahendan kontakte siis vastavalt siis sellele, kas tahetakse teha koostööd Tallinna, Viru või Tartu avavanglaga. Et sealt kaudu, nüüd ma ei tea, mitu siis sellist nagu initsiatiivi, mis on minuni jõudnud, kui paljud neist siis nagu reaalselt on lõpuks koostööni jõudnud, et sellist statistikat ma nagu eraldi pidanud ei ole. Aga kas seal on mingisugune nagu piirang ka? Näiteks, et kui ma olen tööandja, et mingid sektorid on nagu siis ehitus ja tootmine või töötlev tööstus, eks ole, või kui ma olen näiteks kaubandussektoris või kuskil transpordisektoris, ma võin ka lihtsalt mõelda, et okei, et ma tahaks proovida või ikkagi peaks olema mingi piirang või on piirang riiklik peal seal? Teatud piirangud on et ei saa olla klientide teenindamisega seotud töö, nii palju kui ma tean, ja ei saa olla näiteks auto juhtimisega. See peab olema paikne töökoht, mitte liikuv. Et see on nagu ikkagi nagu Elgo mainis, et see on kontrollitud töö, kontrollitud tingimustel, et siis on lihtsam tagada seda, nagu ma aru saan. Ja vanglateenistusel ju peab alati jääma võimalus vajadusel tulla ka kontrolltoiminguid teostama, et kui sul on kinnipeetav kuskil veoautojuht, et siis kuhu sa talle siis kontrolltoiminguid teostama lähed, nii et hetkel on nagu sellised teatud sektorid välistatud. Okei, rääkides veel mingisugustest tugifunktsioonidest, millised need tugifunktsioonid on veel vangidele, et kui nad nüüd vanglast väljuvad, mina tean mingisuguseid erinevaid nagu gruppe või selliseid, ma ei tea, MTÜ-sid, kes ma ei tea, näiteks narkosõltuvusega tegeleb ja nii edasi. Et kas on vangidel ka midagi sellist, et kui nad nüüd vanglast lahkuvad, et nad saaksid mingit suuremat tuge lisaks riiklikule toele? On olemas tugiisiku teenus ja on olemas ka need samad mainitud, nad on kõik ikkagi suures osas MTÜ-d, et on olemas siis rehabilitatsioonikeskuse moodi ka nagu koht, kuhu siis vabanemisel minna. Aga nendel teenustel on
selles mõttes omad tingimused, eks ole, et ütleme, tugiisikuteenusega on selle võrra nagu lihtsam, et sa ei ole nagu seotud selle majutuskeskuse siis asukohaga. Et kui sa lähed majutuskeskusesse, näiteks ma ei tea, Lootuse külla või Samaria keskusesse või siis Jõhvis ja Tartus tegelikult on keskused, et neid on Eestis mitmes kohas, siis seal on ikkagi eeldus esimene, et sa ei kiirusta tegelikult tööle minema. Sest et ja noh, üldiselt me ju teame ka seda läbi nende teenuste pakkumise, et ega sinna keskusesse ei tule üldiselt inimene, kes pole valmis kuidagi sellist aega nagu maha võtma enda elus nagu väikse sellise pausi tegema, et ma pean alustama puhtalt lehelt. Aga selleks, et puhtalt lehelt alustada, see töö nii-öelda leidmine ei ole tegelikult minu jaoks prioriteet number 1, et seal taga on teised sellised sotsiaalsed tegurid, mis tuleb enne korda saada. Võlad on kindlasti üks asi. Suhted perega, mis on enamasti siis sellised lõhutud, katkised, neid on vaja hakata taastama. Tervisemuresid on tegelikult üksjagu ka, et kui sa oled ikkagi näiteks olnud sõltlane, siis selline 1,0 koormusega tööle kohe peale minemine on nii nende endi sõnul kui ka tegelikult läbi nende teenuse pakkujate olen kuulnud, on päris keeruline. Seega sa pead võtma selle nagu aja ja hetke, et tegeleda selle kõige muuga, et siis ühel hetkel minna tööle ja nagu sellise täie jaksamise ja entusiasmiga nagu tööd tegema hakata. Okei. Tegelikult järgmine küsimus olekski olnud, et kas nagu, kui tööandja kuulab, võiks mõelda nagu, et võiks siis nende MTÜ-de poole pöörduda ja leida sealt nagu töötajad, et see nagu võib-olla need inimesed, kes juba sinna on jõudnud, on suurema motivatsiooniga tööturule naasta, aga samas sa ütled, et võib-olla niipidi just ei ole hea minna, sest et tegelikult sealt sa ei leia kohe nagu aktiivseid tööotsijaid, Ikka võib pöörduda, sellepärast, et seal on inimesed teenusel, mõni on olnud juba 6 kuud, mõni on olnud aasta, mõni on olnud veel kauem, et sealt sa saad ka tegelikult informatsiooni ka kaasa, et mis head ja tugevad küljed kellelgi seal siis on, et igal juhul on hea mõte pöörduda nende keskuste poole, et kui on ikkagi abikäsi vaja mõnel tööandjal, et uurida, et kas teil on siin teenusel parasjagu keegi, kes on valmis tööle nagu naasma. Okei. Helgo, ma tahtsin sinu käest küsida veel seda, et kas on mingeid piirkondlikke erisusi ka, et meil on ju vanglad on erinevates Eesti piirkondades ja te pakute ju töökäsi sealt nagu et mingid transpordi sõiduvõimalusi ka, aga et kas mingites piirkondades Eestis, väiksemates linnades näiteks on vangidel, eksvangidel lihtsam tööd leida kui näiteks suures linnas või pigem ikkagi nagu koondub see sinna vangla lähedale see alguses? See avavanglas pakutavad tööd seda? Jah. Nad käivad 20 kilomeetri raadiuses ikkagi tööl. Okay. Täna me näiteks Tartu avavanglas istutame metsa RMK-le, et see on ka kuni 40 kilomeetrit nad sõidavad ja minu meelest see on hea võimalus näidata, et ka sellised töölõigud on olemas, et vabanemise järgselt on ju võimalik samamoodi RMK hangetest osa võtta ja igal kevadel käia metsa istutamas, kus teenib päris hästi. See on päris huvitav tegelikult, et sa ütled, et keevitustööd on, eks ole, on metsa istutamine, mis töid veel, nagu kui sa vaatad nagu niimoodi laialt ringi, et mis me vanglas sees teeme, et meil on majandustööd, mis on siis seotud vanglaga, kokad, abikokad, muud köögiabilised, laadude töötajad, koristajad, välikoristajad, aga tööstuses on meil puidutšeh, metalli, õmblus, meil on erinevad komplekteerimistööd, pakime kruve, paneme etikette toodetele, hooldame invavarustust. Päris palju tegelikult teete tööd ja pakute tööd, eks ole. Pesumajad. Mingi motivatsioon ikkagi vangidel peab olema seda tööd teha, aga võib-olla kus see motivatsioon alguse saab? Kas see saab nagu alguse sellest, et ikkagi vangis on ka vaja mingit raha teenida või on lihtsalt nii igav, et lihtsalt nagu kui sa töötad, see aeg läheb kiiremini? Kus see tuleb see motivatsioon? Ma arvan, et raha on kõige suurem motivatsioon ja teine on siis see, et neil on tegelikult ka igav, et vangistus läheb kiiremini